Niimoodi, nüüd lähme sõidame, vaatame. Kui see auto navi see nii vingelt eksitab, et me teist navi ka vaatame ja jälgime ja mis värk on. Igavene nõme nikats sisse sõitmine siin ja välja sõitmine, igavene kitsas. Aga tüdruk siin ise inglise keelt ei oska, siis võtab Google'i tõlke ja muudkui aga laseb, kirjutab ja vahva. Vaatame nüüd. Oh. Ciao, eccoci. Bene. Io intanto controllo, aspetta un attimo. Praegu näete hästi, kus auto sisse tuleb, siit kõrvalt pead keerama ja ma enne ka jumal õnn tabasin ära, et lasin silla alla, et muidu on jama tulla, noh, selle mõlemad silla tulevad, siis on okei. Okei, gracias. Nii. Võtsin sabaga midagi kaasa ei võtta. Keegi pole vastu seina käinud, vast ma ka ei käi. Teise telefoni ka välja võtma. Vaatame, kui palju erinevust need panevad need navikesed. Et eks ma nüüd sellega naviga teen ka niimoodi, et tervet teed pole teile mõtet näidata niimoodi, et kus ma lobisen, ma ilmselt terve tee ei lobise ka, et ma katsun niimoodi teha, et kui ma lobisen, siis need kohad näitan nagu normaalselt. Aga seal, kus ma ei lobise, need panen kiirega käima, siis jõuate rohkem läbi vaadata nagu. Noh. Nüüd ma ei saa siit aru, mis ta nüüd mulle näitab. Tal ei ole teed vist. Ei saa aru. Siit ei tohi niikuinii mujale minna, ma pean siit minema. Siia paremale. Ja vaatame, mis siis edasi saab. Ju seal kuskil tuleb ring. Vaja on sellised ringi keerata, aga ei tea. Ei ole. Navid näitavad, et tuleb vasakule minna. Ringi pealt, et ei peagi tagasi pöörama. Nõmega ma ei näe ka, kas lindistab mul see kaamera või ei lindista, aga jah, mil ma siin õudusega mõtlen, see küttehind ja värki siin Eestis ka ja et see on ikka päris pekkis. Siin varsti on see küttehind on nii kõva, et need asjad lähevad poes kõik nii kalliks või panevad lihtsalt transpordifirmad uksed kinni, kui ei anta rohkem veohinda, et just nagu klient ei maksa. Aga ma siin juba kuulsin, et mingid, ma ei tea, reisibürood või mis asjad, juba umbes siuke teema, nagu kunagi siin Tallinkil oli, kui ka õudne kõrged küttehinnad olid, et just nagu laevapilet maksab nii palju, aga siis tuleb kütuse hinna kompensatsioon. Ma ei saa aru, miks siin ei tule niimoodi, et okei, veohind on siuke, kütuse hind tõusis, panete ka arve peale eraldi rea, kütuse hinna tõusu kompensatsioon, et siis ei ole just nagu veohind. Aga no paraku siis tol ajal, kui see niimoodi oli, siis tehti ju, näiteks oli kirjutatud kuskil, kui palju Schenkeril kasum oli. Aga seda täpselt nii saadigi. Kliendi käest võeti nagu ka kütuse hinna kompensatsiooni, aga vedajatele seda ei makstud. Need vedajad inisesid ja ägisesid. Schenker võttis vingelt hea kasumi
ütled, ei, see muidu ei ole, aga see on kütuse hinna kompensatsioon. Kuidas sa selle arvelt saad kasumit võtta? Kui sa võtsid kompensatsiooni, sa pead selle reaalselt vedajale välja maksma, aga vedajale šahv ei maksnud välja. Nii et noh, näis, kuidas nüüd läheb, kui muidu väidavad, et ei saa nagu hinda tõsta, et klient ei maksa, no kurat, võtaks ja mind ka alati naerma, et mis mõttes klient ei maksa? Inimene läheb poodi ja ostab. Ei ole nii, et ta võtab seal ja ütleb, ei, ma ei maksa nii palju, maksan nii palju. Nagu enda suva järgi. Ei käi see asi nii. Aga meil Eestis kuidagi transpordis on selline lollakas vabandus, et klient ei maksa. No, mis mõttes, kui klient ei maksa, siis ei vea. Ja see jutt, et keegi teine tuleb veab, no okei, las ta veab. Vanem või hiljem ta on siis pankrotis, kõik. Siis nii ei ole võimalik vedada. Ja muidugi praegu just vaatasin uudiseid, et põllumehed teevad seal sihukest väikest meeleavaldust või värki, kiidan takka, jumala õige. Aga muidugi asja parim kino on see, et põllumajanduses ja maaeluminister Terras on ka kohal. See on ikka minu arust, no see on nonsense. Tema on see, kes keerab seda sita ja paska kokku praegu antud hetkel ja vastutab kõige selle sita eest. Ja siis ta läheb osalema, toetama valitsuse vastu. Mida pekkina? Ma ei tea, ma põllumeeste asemel võtaks tal natist kinni ja annaks tappa. Huvitav, kas tal ka see lihukaitsed on? Näete, nüüd käib siin, kõik sõidavad uhkete autodega. Aga peab tunnistama, okei, ma pole siin palju sõita saanud praegu see reis, aga vähemalt eile kiirde peal sõitsin, ma ei tea, kas see on nüüd tänu sellele kütte hinnale või on lihtsalt kuidagi päev siuke või kellaaeg, aga mulle tundub, et sõidetakse autodega vähem, autosi on tunduvalt vähem. See ilmselt tähendab seda, et niisama fanni pärast keegi kuskil ei kihuta siin Itaalias. Muidu ka küte kallis olnud, aga no praeguse seisuga kuskil silma jäi, oligi 2 euro peal. Aga see tähendab seda, et see tõus on praegu olnud väga marginaalne, ei ole nii kõva on, sest neil enne on olnud siin ka mingi euro 70 peal. 300 meetri järel sõida läbi. Ja no vaatame, kuidas see asjandus läheb. Teaks nüüd, kuhu täpselt minema peab. Siis kui 2 navi näitavad ühtemoodi, siis on nagu hea, siis on hästi. Vaatame. Üks navi näitab, et 21 kilti kohale, teine näitab 19. Niimoodi, et 2 kilti vahe, üks teeb järelikult kuskil midagi jamasti. Nii. Vaat siit tekib kohe vahe. Ma ei saa teisest navist kontrollida, mis teema on. Ma ei sõida sinna 4. Käseb 4. minna, mina ei lähe sinna. Mina lähen. Siit lähen teise, siia lähen mina. See käskis sinna järgmisse minna. Aga ma ei saa aru, kuidas ta sealt viib mind. Vaatame nüüd. 18. Nii, nüüd läksid kildid mõlemal õigeks. Nüüd on just nagu tilu-lilu okei. Kell on 10, kell on 11. No mul pidi seal 11 valmis olema, nii et sedasi võib öelda, et oleme graafikus. Ja veel, mis on täitsa paradoks. Vend räägib mulle, et näed, ma annan sulle plommi, panen peale. Ma ütlen, ma ei saa panna plommi peale, ma olen veel laadima. Ei, okei, väravast välja minekule, et pane peale, et okei, pärast võtad ära, siis veel ütles, et annab nagu teise järgmise plommi veel, et panna, ma ütlesin, ei ole vaja, et ma olen pärast terminali, seal pannakse niikuinii. Ma ei hakka siin üldse naljatama rohkem, aga umbes, et väravast sõidu pärast küsin, kas kaabli peab ka peale tõmbama. Ütles, et ei pea, no ma pärast pean niikuinii panema,
mine tea, äkki tahavad midagi külje pealt laadida, siis hakka jälle lahti kiskuma, et ma selle pärast ei pane peale, aga lihtsalt uksele panin peale ja et põleb. Plommi panemine on kõva, aga vaata, et seemeri ise killutada ei taha. 500 meetri järel sõida ringteed. Algul käskis mul 2 seemeri kirjutada, lõpus ütles, et 1 piisab. Ja läkski 1 ikka. Mul on niimoodi, osa on Soome, 1 alus on Soome oma ja 3 on Eesti omad, aga maha lähevad nagu Eestis. Kõik, et eks see firma seal ise jagab siis, on osakond Soomes ja Eestis ja küll nad siis ise saadavad selle 1 aluse sinna Soome kuidagi moodi. Sõida maha teisele teele. Niiviisi. Näete, kui ilusad mäed seal taga paistavad. Lumised mäed on siis ilus, kui need lumised on. Sõida sama teed mööda edasi. Hommikul seda 14 kilomeetrit kohale sõitsin, siis oli ka natukene jama. Selles mõttes, et panin, 1 navi vedas nagu vinge ringiga, teine, mis otse näitab, aga ei saanudki niimoodi minna. Tuli liiga madal sild ette, siis pidi korra tagasi keerama, natuke teist kaudu minema. Väga hull ei olnud, aga sild oli siuke kaares ja oleks nagu lihtsalt porte kärru, siis ei oleks hullu, aga kõrge kärruga siis mahusad läbi hästi. Ei, ma ei hakanud üritama ühesõnaga, et mitte hommikul vara seal mingid ummikut tekitada, et kui läbi ei mahu, et see hakkas seal tagurdama ja värkima ja müljama. Näete, siukseid kaaderid on ju palju parem, toredam vaadata, kui seda kiirtee peal sõitu. Kiirtee on tüüpi jama, aga siin on, näete, Milano külje all ja siin on kevad juba käes või töitsevad ja päris ilus. Praegu näitab temperatuuri 13 kraadi. Aga kell on veel vähe, kell on alles 9, saab 10 kohe hommikul. Et ma usun, eks päeva peale läheb mingi 15-16 peale kindlasti ära kohe. Vaatame, kuidas meil see asjandused siis lähevad. Fakt on see, et seekord mul tuleb see video ikka väga pikk, kui ma kõik oma asjad niimoodi kokku panen, aga vaatan, võib-olla, ütleme, Poolas ma olen ju sõitnud ja filmid küll, et oda osa ei panegi, et võib-olla ma siin sellega lõpetangi ära, et siis kui 24 tuleb teha, vaatab äkki täna saab niimoodi, et kui saaks täna terminali ära ja seal seisma, siis tuleb 24 vahele juba terminalist tuleks ära, oleks päris äge. Täna 4 peaks seisma, siis saaks reedel kohe timada, et ei pea 24 tegema hakkama, aga tähtis oleks siis see, et jõuaks nagu Austriast välja ära, siis oleks nagu äge. Siis ma kimaks ennast esmaspäevaks koju ka. Aga ma kahtlustan, et täna vast veel terminali ei saa ära. See terminal läheb alati nii palju aega ja kui nad seal nagu 24 vahele ei tule, siis on see jama, et ma pean laupäeval niikuinii Eesti aja järgi 3:15 seisma jääma. See tähendab seda, et enne Austria keeluaja lõppu ma pean tund aega enne seda seisma jääma. Kui seal öösel minema lasevad, siis ma jõuagi kuskile sõita. Tuleb enne 7. päeva peale. Et selles mõttes oleks hea, saaks 24 ka veel vahele kuidagi nipitada. Aga eks vaatab jooksvalt. Et seekord ma olen niikuinii võtnud selle sõitmise niimoodi, et muidu ma seda alati õudne kohuse tundlikult panen niimoodi, et hambad ristis, nina tatin ja peas.
seekord mõtlesin, mis ma vana mees, mis ma enam tõmblen, siis võtan asja täitsa rahulikult. Muidu tõmbled, pärast tulevad igast seismised, värgid ja pole tolku midagi. Nagu praegu lähebki, et no ma ei oleks mitte midagi võitnud. Et eile sain niikuinii hästi varakult maha ja kui oleks selle koha isegi peale saanud varem, tolku ei ole, see järgmine koht on alles kell 11 valmis niimoodi. Next the roundabout, take the second exit onto Via Provincia of Verdelho. Sõida maha teisele teele. Oi, valel ajal tuli see auto. Nii. Siin paistab, et siin on mingi turg või? Turu moodi asi. Business projekt on siin kõigil. Ongi mingi turg. Lüüakse ka, näed, kartoffelit ja värki ja näed praegu. 500 meetri järel sõida läbi ringtee. Oi, meil on äge, meil on lihtsalt äge. 300 meetri järel sõida läbi ringtee, sõida maha teisele teele. Nii et kui videot vaatate ja, et siis ärge pange pahaks, ma panen niimoodi, et see lobisemise osa, need ma panen lõigu niimoodi kokku ja siis see sõiduosa, mis pikem on, tolle ma panen lihtsalt kiiremini käima. Et siis on, nii et jutu koha peal, osa peal on niimoodi, et oleks nagu sõit ja värk oleks nagu enam-vähem parlanksis, aga see osa, kus ma ei räägi, et need panen kiiremini käima. Et siis läheb nagu video lühemaks. Võtta, mis ma nüüd ma ei jälginud üldse mängu vahepeal, puuda mul käskis minna. Äkki ma läksin kuskilt valesti. Ei ole, kõik on õige. Vaid näed, lobised siin, kurat. Ja siis ei jälginud üldse, mis on, aga õnneks läks, kõik läks õieti, ehku peale keerasin õieti. Vaatame nüüd peab siit ära keerama. Ühtegi märki ees ei ole, ju siis võib minna siit. Nägid. In about 6 kilometers, turn left onto Via Circumvallation. Sõida sama teed mööda edasi. Sõidad lubatust kiiremini. Ma ei sõida palju kiiremini, lubas mul on 5 kilomeetrit kiiremini ainult. Aga see on ju okei, see ei ole mingi eriline probleem. Ma ise arvan niimoodi. Ma ei tea, mis teie arvate. Mina arvan küll, et näed, siin ta ütleb, et red light kaamera. Tal on see, et valgusfoor on ees. Ei ütle traffic light, ütleb red light kaamera on ees. Vai kui põnev on ja. Kihutab mööda, näed. 50 on siin, kurat võtaks. Mina olen korralik, sõidan 50-ga, tema kihutab mööda. Tead. Aga ütleme nii, et tuleb kütust kokku hoida ja ei tohi rikkuda, peab olema korralik ja näed, siin paremal pool vist mingid farmi moodi suurem asi. Aga noh, põllud ümberringi ka, ju siin peavad olema mingi farmid. Üks sõidab tagasi, on ka korralik, sõidab taga väikse autoga, aga
ma ei usu, et ta kaua sõidab, varsti ta kihutab mööda, ta on lõunamaa temperament, kas temale märgid ei kehti ju. See on minusugusele võõramaalasele kehti. 9 kilomeetrit veel, siis oleme kohal. Siis te olete sõitnud minuga kaasa ühest firmast teise. Ei teagi, mõtlen, kuidas te nüüd vaatan. Ja ma pean ikka osa lõiku pean kiiremaks panema. Sellepärast, et praegu juba näed 11 minti sõida, niimoodi läheb film, läheb nii pikaks, et ei kõlba kuskile poole. Panen osad lõigud ja panengi kiiremini käima ja panen sinna mingi muusika taustaks. Äge vanaaegne maja seal, et ära lagunenud kõik, aga tegelikult jumala kihvt. Kunagi mingisuguse kõva mehe maja oli. Sõidad lubatust kiiremini. Väga ägedad mäed ees paistavad. Ma ei ole niimoodi kunagi nii suurtes mägedes ronimas käinud, tegelikult oleks päris äge ka minna teinekord matkama sinna, et see on silmaga nii petlik. Hispaanias ma olen mingi mägedots käinud, aga see on silmaga nii petlik. Vaatad, ei, see ei ole üldse kaugel, hakkad minema, siis ei jõuagi kohale. Ükskord Hispaanias sai ka puhkepäev oli ja siis kuidagi pundiga, et võtame, läheme kuskile mäe otsa. Seal Janguera juures mingi kõrgem küngas oli. Hakkasin minema, vaatasime, jõuagi kohale. Kui kohale jõudsime, siis mõtlesime, kurat, enam jõuagi tagasi minna, et jummala väsinud. Et algul vaatasin, ei ole, see siin samas lähedal ja hakkasid minema, kurat, pool päeva kõndisid üldse, kuni mäeni jõuad. Aga noh, see oli, ütleme, pisike küngas. Ega noh, teistpidi võttes meil Munamägegi, kui eemalt vaatad, et oi Munamägi ja värk hakka minema, siis lähed ja jäädki minema, ega siin annab turnida. 800 meetri järel pööra vasakule. Sõidad lubatust kiiremini. Ei sõida, mis sa kurat tohid, 2 kilomeetrit on kiiremini ja kohe hakkad harjuma sinna, sõida kiiremini. That's the next lights, turn left. Muidu asfalt küll, aga kurat jumala konarlik. 300 meetri järel pööra vasakule. Niimoodi. Uhked majad jälle vanaaegsed. Pööra järgmisest vasakule. Opa. Ja vaata, meil topitakse igal pool märgid ja veoautoga ei tohi minna ja mida vaadake. Siin käib elu ja ei juhtu midagi. Külade vahel saab ka sõita.
ei juhtu midagi. Ei pea panema siia veoauto sõidukeelumärke ja siis istub politsei juures ja vaib ja ahaa, sõitsid kurat märgi alt läbi ja siis mingid hullud kuradi kastirattamehed töötavad, siis autod tulevad ja oi, see on nii ohtlik ja jama ja oi, kui paha on ja aga näete, siin elu käib ja suured autod sõidavad väikeste külade vahel ja see ongi variant, et kuidas majandus saaks toimida ka väikestes külakohtades. Aga meil ei saa. In about 1.5 kilometers, at the roundabout, take the second exit. Sõida sama teed mööda edasi. Siin paremal pool on just nagu mingi ojasäng või veesäng või. Vett sees ei ole. Kui siin on kõik kohad, tegelikult väiksed külad nii sarnased, ma praegu sõidan, siis mul on natuke siuke tunne, et ma oleks nagu siin kandis käinud. In 1 kilometer, at the roundabout, take the second exit. Aga eks ma firmasse jõuan, siis ma näen, et nimi tundub ka tuttav nagu, aga pilt ei viska ette. Kohale saan, siis vaatan, tuleb äkki meelde, äkki olen käinud seal. 800 meetri järel sõida läbi ringtee. Nendega käivad jopedega, ise nagu jopega ei oleks, pusast küll, aga nemad siin on jopedega, nende jaoks on väga külm. Aga vaata, nemad on väga sotsiaalsed inimesed ja vaadake ikka kui kobaras koos, et eks mingi küsimus on see ka, et maad ei ole nii palju, kui kobaras koos nad elavad. Meil on ikka suht hajalise asi. No linnades muidugi on meil ka kõik hästi koos, aga kui nii võtta, see on siin ikkagi maakoht niimoodi, et kui näed, mul on tunne, et ma olen siin käinud. Aga siis ma just nagu tulin see, mis siit paremalt poolt tööl tuleb. Vaatame. Kuidagi hakkab mulle väga tuttav see koht tunduma. Nimede peal mul mälu ei ole, aga vaata sedasi siis jääb meelde küll, vanasti jäi paremini meelde. Aga vanasti oli muidugi see asi ka, et sõitsime ju tavalise kaardi järgi. Ja vaata siis süvenesid asjale rohkem ja siis jäi nagu kõik jube hästi meelde. Praegu lihtsalt vastupanu teed mingi naviga ja värgiga ja siis nagu väga meelde ei jäägi, aga siis pidi nagu väga täpselt vaatama, kuhu keerad ja mismoodi lähed ja endal ka hirmus legend oli tehtud, et kus kohast, mis küla peale pöörama peab ja nii huvitav, kui see ei ole. Sai kohale sõidetud ilma igasuguse keerutamata. Lihtsalt kui kahtlesid, pidasid kuskil kinni, läksid inimese käest, küsisid enne, kui hullu peaga kuskile sõidad ennast kinni ära. 300 meetri järel sõida läbi ringtee. Sõida At the maha roundabout, teisele take teele. the second exit. Sõida läbi ringtee. Sõida maha teisele teele. Tegelikult ei ole seda, ei tohi siin niimoodi videot hakatagi vist lõikuma. Siin on tegelikult sellest olnud päris äge.
video teil vaadata, et siin ei tasu kiirema peale midagi panna, muidu läheb pool kaduma. Et tuleb teha niimoodi, et võib-olla video 2 osas, et see osa tuleb üldse, et seda võin kasutada just nagu terves videos lõiguti, aga see video, terve see sõiduvideo nüüd, In about 2.5 mis ühest kohast teise, at the roundabout, see take the tuleb second üldse eraldi üles panna. Jah, sedasi ma teengi. sõida sama teed mööda edasi. Selle, kui paned kiiruga käima, siis siin keegi ei jõuagi midagi jälgida. Et teksti osaga kohad, lõigud, paned lihtsalt nagu lõigungi ära, mis muidu videos on, aga selle sõiduvideo panen eraldi üldse. Ma peangi pärast endale märkmed tegema, et kus kohast kuhu sõitsin. Selles on siis pealkirjaks panna, siis on kõigil huvitav vaadata, saavad endale ka kaardi peale panna ja umbes vaadata kaardi pealt, kuidas see asi käib. 3,1 kilomeetrit veel. Nüüd on Nõmme, nüüd ma ei mäleta, mis selle firma nimi oli, äkki seal on palju firmasid. Aga navi peab mul, see mis mul Moblas navi teeb, see peab praegu näitama täpselt, kus firma on, siis selle ma võtsin nagu kodulehe pealt. Aga no muidugi ta võib jälle näidata seda, kus kohast sõiduautod sisse lähevad, mitte veoautod. Aga no vaatame. Vaatame. Esialgu veel saame liikuda 2 kilomeetrit ja siis jääb 800 meetrit minna. 2 kilomeetrit tuleb ring veel meil. Ikka sõidavad autodega, aga ma ei tea, võib-olla see, et ma käisin nii ammu ja võib-olla täna päev siuke või kellaaeg siuke, aga mulle tundub, et need autosid sõidab vähem. Muidu ma käinud olen, siis alati ma just nagu mõtlen, kurat küll, et kuhu need kõik sõidavad, tööpäev ja nad peaksid tööd tegema, aga mitte autodega ringi sõitma. Aga praegu mulle isiklikult tundub, et sõidavad vähem. Aga võib-olla lihtsalt päev siuke, võib-olla ongi, et ongi kõik suvatsenud tööle minna ja tööd tegema hakata. Ma ei tea, kui palju siit kaamerasse jääb, aga kohati, kui vaata eemalt näed, siis muidu on silmad paremal vasakul nagu töötavad, aga tihtilugu on näha, siin algul oli ka vasakul pool oli üks siuke, mis paistab nagu maha jäetud, kus mitte midagi ei toimu. Ja mõnes regioonis sõidad siis siukseid tühjalt seisvaid firmahooneid on nagu jube palju. Vana Volvo F10 tead. 300 meetri järel sõida läbi ringtee, sõida maha teisele teele. At the roundabout, take the second exit. Okei. Sõida läbi ringtee, sõida maha teisele teele. Sõida maha teisele teele. See on ikka 1, 2, 3, 600 4. meters, turn left onto Via Lorenzo Milani. Lorenzo Milani. Käseb vasakule pöörata 500 meetri pärast. No ma arvan, et ei olegi probleemi sealt. Muud varianti sisse ei saa, nii et ei ole hullu.
via Lorenzo Milani, then the destination is on your right. ahah, siit tuleb minna. järgmisest vasakule. Ei kurat, siin ma ei ole käinud. Ma ütlen, siin osad kohad on nii sarnased, et on niisugune tunne, et vähemalt selles firmas ma käinud ei ole. Mulle vähemalt praegu küll tundub, see koht mulle ei tule tuttav mitte üldse ette. On Bellini siin paremal pool. Jah, seesama Bellini on minu firma. Küsimus on nüüd selles, kus siin sisse peab minema. 6. Mul on 8. Bellini seal. No võt see Bellini hoone, võt see hoone siin. Aga The siin destination is on your right. ei saagi aru, kuidas siit sisse peab minema. See on väga huvitav. Okei. Kas kalkuleerida uuesti? No ma siit praegu sisse niimoodi ei saagi pöörata. Issand jumal küll. Issand jumal küll. Okei. Nüüd ma panen kaamera kinni. Vaatan, äkki ma pärast panen käima veel, et ma panen igaks üks pausi peale, vaatan, äkki ei lähe eest ära. See sõitis sealt välja ära, et proovin keeran siia, kui siis peab Võimalusel pööra tagasi. nuppu vajutama, et vaatan, mis nad ütlevad, lasevad kohe sisse või mis värk siin on sellega. Niiviisi. Vähe vaiksem, muidu ei kuule seal, hakkab rääkima. Vaata, mis teema siit tuleb. You okay? Hello, I want to load for Estonia, for Morbella. Bella Estonia. Okay. Quanto tempo? Okay, 10 minutes. Wait a moment. Okay. Okay. Näis, mis ta nüüd ütleb mulle. Ütles, et ma ootaksin momendi, aga kas tahab veel midagi rääkida või oli lihtsalt väravad lihtsalt lahti või? Siis paistab, et tulevad mingid konteinerid peale või? Ja ongi need konteinerid, no okei. 4,5 tonni, 6 tükki. Ahah, see hakkab ilusti loksutama, loksadi. Siin on silt üleval, et mitte fotografeerida, mul kaamera käib praegu. Nii et nii kui ma autosse tulen, et sisse sõidan, et siis ma panen kinni. Päris huvitav, mul ADR-i värk ei ole, logistik ütles, et ei ole ADR-i teema, nii et
ma pole endale ADR-i teinud, sellepärast et kui selle eest rohkem palka ei maksta, et ADR-i vead, siis ma keeldusin uuesti tegemast, nii et aitab küll. Aga õnneks ma ootan autos, kui siin ei ole midagi. Ma ootan autos ja vaatame, kuidas see asi läheb. Küll nad nüüd sisse lasevad. Nad juba teavad, et ma ju kohal olen. Aga okei, ma panengi tegelikult kinni ära. Filmid ei tohi ja film läheb nii pikaks, et ongi jama siis muidu.